Olen Kristo Raik, Discgolfi liidi treener ja koostöös Kia Eestiga toome teieni Discgolfi ABC 5. osa, milles räägime puttimisest. Puttimine Discgolfis äärmiselt suur element. Selleks, et rada lõpetada, selleks me peame suutma visata sellesama putteri korvi. Nüüd, kuidas seda teha võimalikult lihtsalt ja kuidas seda teha võimalikult arusaadavalt? Alustame jällegi sellest, kuidas seda putterit käes hoida. Kui me rääkisime driverite, keskmaade ja putterite käes hoidmisest, power gripidest, et kõik sõrmed lähevad siia ketta alla ja nii edasi, siis putterite puhul on hästi oluline see, et see putter oleks sul võimalikult käe sees nii-öelda. Võimalikult palju pinda oleks käes kaetud, näpud oleksid siin ketta all ja nimetissõrm võib olla siin ketta peal, võib olla ketast natuke allpool, võib olla täiesti siin all. Kuidas iganes teile endale paremini sobib, sellel ei ole õiget ega valet tehnikat ega sooritust. Nüüd räägime korra asendist. Peamiselt kasutatakse discgolfis 2 tehnikat, nimelt siis harkput, mis tähendab seda, et võrdväärne jalgade laius, umbes õlgade suurune vahe on jalgadel ja kasutatakse puttimiseks sellist, et minnakse ilusasti kükki, kasutatakse jalgades tekitatavat jõudu ja suunatakse ketast käest välja. Harkputiga soovitan isiklikult kasutada harkputti rohkem kas siis tõusude peal või siis languste peal. Sellega on teil nii-öelda tasakaal võrdselt jaotatud, raskuskese on keskel ja oluliselt lihtsam on puttida. Teine tehnika, mida kasutatakse, on siis nii-öelda üks jalg ees. Kutsume seda rahvakeeli siis tavaliseks puttimistehnikaks. Üks jalg on ees, teine jalg on siis tagapool, ehk siis tugijalg on tagapool või tõukejalg. Ja taaskord, selle kogu tehnika eesmärk on see, et sa suudaksid jalgadest tekitada energia ja selle sujuvalt käest välja visata. Näeb välja sellised. Toetad jala peale, tõukad ja sirutad ketta käest välja. Peamiselt kasutatakse tavalist putti lagedamatel aladel selleks, et saada rohkem energiat kätte, selleks, et puttida kaugemalt korvi. Nüüd, kui me räägime konkreetselt ketta korvi viskamisest või puttimisest, siis mida tuleks jälgida? On paar elementi, mis teevad puttimise lihtsamaks. Üks element on see, et kui puttida, siis jalatõuke suund võiks olla alati korvi keskosapoole. Ja teine element, mida tasuks alati jälgida, on see, et kui sa putid, siis sa sirutaksid käe samamoodi korvi poole sirgelt välja ja ei tõmbaks kätt ennem alla, kui ketas on jõudnud korvi. See on hea tava, oluliselt raskem on seda päriselt teha. Teen näite. Paljudel mängijatel võib olla käes 2 putterit, võib-olla 1 putter. Mõlemad on lubatud. See on pigem harjumise teema, kuidas keegi on harjunud puttima, kuidas on harjunud treeninguid tegema. Lisaks harkputile ja siis tavalisele putile kasutatakse discgolfis veel 2 tehnikat. Peamiselt üks on siis nii-öelda step put ja teine putitehnika on jump put. Siinkohal on oluline märkida see, et nii jump put kui step put tuleb teha kindlasti korvist 10 meetri raadiusest väljaspool. Mis tähendab seda, et kui oled 10 meetri raadiuses korvi poole, siis jump puti ja step puti teha ei tohi. See võrdub jalaveaga. Selline puttimine on siis no-go, mis tähendab seda, et ringi seest selliseid putte teha ei tohiks. See tähendaks seda, et mängija saaks taaskord võistlusolukorras karistuseks +1 tulemusele juurde ja selline see lõppskoor siis hakkaks välja nägema. Kui sa oled 10 meetri ringi sees, siis lubatud on puttida harki või üks jalg ees või siis mõni kehaelement, mis jääb nii-öelda siis selle ketta taha. Kui sa oled 10 meetri joone taga, siis siit alates on lubatud võistlusolukorras visata ketas kas siis jump puti või step putiga korvi.
ja selline vise on juba lubatud. Seega puttimisel pange tähele neid väikseid elemente. Igal korralikul discgolfipargil on korvid ümber tehtud siis sellised 10 meetri jooned, on siis kas märgitud maha mõni riba, on pandud püsti mingisugused elemendid, et oleks eristatavad 10 meetri jooned. Neid järgides mängid sa head mängu ja sa mängid õigesti. Teeme jump putti ka siis kohe. On. Selles korraks oleme puttimisega lõpetanud. Ma loodan, et nendest tehnikatest ja väikestest nippidest on teil palju abi. Kui te ei ole näinud meie eelnevaid videosid, eelnevaid osasid, siis vaadake ka need järgi, seal on palju põnevat informatsiooni. Ja järgnevates osades räägime juba alternatiivsetest visetest. Aitäh!